Jätkame intervjuusid Euroopa Parlamenti kandideerivate erakondade esinumbritega. Täna on meiega erakonna Libertas esinumber Jüri Estam. Tere! Tervist! Alustame kohe siis küsimustega. 5 küsimust on meie poolt ja on tulnud ka lugejatelt omapoolseid küsimusi. Esiteks, millised on teie ootused eelolevateks valimisteks? Mitu kohta 6 loodate saada? Ühe kindlasti ja kuna on tegemist rohujuurte liikumisega, mis tahab rahva otsest tuge saada, siis ma imestaks, kui me 2 kohta saame. Ja kui õnnestub Euroopa Parlamenti saada, mida te loodate seal korda saata? Püüaksin neid punkte lakooniliselt kokku võtta, neid on päris mitu. Kõige olulisem asi on küllaltki kirglikult, intelligentselt seista Eesti huvide eest Brüsselis, tingida, läbi rääkida. Ma arvan, et mul on põhiliselt samad kvalifikatsioonid, samad huvid kui näiteks Kristiina Ojulandil. Välispoliitika, kaitseküsimused, geopoliitika. Aga erinevus eksisteerib näiteks keeleoskuse tasandil. Ma räägin inglise keelt emakeele tasandil, teisi Euroopa keeli mõistan hästi. Euroopa Liit vajab reformimist. Ma arvan, et see on võib-olla peamine Libertase loosung. Euroopa on see kultuur, mis sünnitas demokraatia, aga praegune Euroopa Liit, ma mõtlen tema struktuure, laveerib peaaegu ebademokraatlikkuse ääre peal. Tahan öelda sellega, et Euroopa Parlamendil ei ole seaduste algatamise õigust ise, et otsused tehakse tihtipeale isegi kinniste uste taga komisjonis, nõukogus, nii edasi. Euroopa Liidu reformimine, see on vahetult seotud Lissaboni leppega. Lissaboni leppest sellisel kujul, nagu ta praegu on, Libertas lugu ei pea, seda tuleb asendada 20 lehekülje pikkuse, kergesti mõistetava, lakoonilise uue alusdokumendiga, mis mina loodaksin on riikide vahelise printsiibi peale üles ehitatud ja mitte riikide ülese printsiibile. Mida veel? Laristamine lõpetada, ääretult kohe kurikuulsalt ebaefektiivne bürokraatia Brüsselis. Väikeriikide huvid, üks meie peamisi loosungeid ja mõtteid ja filosoofia, et väikeriikide seljal kokku lüüa ja seista kas nüüd just vastu suurriikidele, aga moodustada plokk, millega Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Inglismaa peavad arvestama. Ida-Euroopa huvid, vaeste riikide huvid, on mul midagi lisada veel. See, et Euroopa Liit oleks aruandekohustuslik valijate ees. Mis te arvate, kas Eestile oli Euroopa Liiduga ühinemine üldse kasulik ja kui, siis miks? Mina kuulusin sellesse leeri, kes oma hääle omal ajal sellele, et me Euroopa Liiduga ühineksime või astuksime Euroopa Liitu, ei andnud. Mina olin NATO poolt, Euroopa Liidu sellisel kujul, nagu ta praegu on, tegelikult selle vastu. Need aastad, praktiliselt 5 aastat on näidanud, et sealt ei tule meile ei pudrumägesid ega piimajõgesid. Ma ei kahtle selles, et me oleme üht-teist saanud, kas või vee ja reovee puhastamine paljudes Eesti paikkondades. Euroopa igasuguseid struktuurifonde on kasutatud meie hüvanguks, aga ei saa ju öelda, et nii nagu Ida-Saksamaa käekäik paranes kohe märgatavalt, kohe dramaatiliselt pärast seda, kui Saksamaast sai uuesti üks riik. Seda ei ole juhtunud. Minu arust ei ole tulnud seda plahvatuslikku heaolu tõusu Eestis, mida ilmselt oodati. On teatud asju, mis on plussiks olnud, ütleme näiteks see, et külma sõja ajal olid Balti riigid praktiliselt Euroopa poolt oli unustatud, et me olime enne teist maailmasõda parlamentaarsed demokraatiad. Ja nüüd ma ütleksin, et meie lipp ja meie näod ja meie esindajad on muutumas osaks Euroopa argipäevast ja kindlasti on meie kuulumine sellisesse struktuuri nagu Euroopa Liit selles tähenduses teretulnud. Meid
meid mäletatakse jälle või me oleme muutumas osaks Euroopa argipäevast. Kuidas on teie hinnangul Euroopa Liit saanud hakkama kriisi ohjeldamisega? Kas oleks midagi teisiti võinud teha? Ega mitte väga hästi. Ma olen hiljuti viibinud palju välismaal, palju rohkem kui ma harilikult tegelikult olen. Ma ikkagi elan Tallinnas Pääskülas, aga ma olen käinud just viimase poole või 3 aasta jooksul käinud Hispaanias, käinud Rootsis, Inglismaal, Ameerika Ühendriikides. Ja kui ma naasin USA-st nädal aega tagasi, siis mälestustega sellest, et seal autod vuravad, restoranid on rahvast täis ja mulle tundub, et ei ole palju riike, keda see majanduslangus valusamalt tabanud on kui Eestit. Eesti inimesel, ma oleksin lausa praegu ikkagi peaaegu olenevalt, millises siis ühiskonnakihti sa kuulud. Eesti inimesed praegu ikkagi praktiliselt kannatavad ja mulle tundub, et Euroopa Liit on võrdlemisi ükskõikne. Ei ole tegemas suurt midagi selle valu leevendamiseks. Mina arvan, me oleme üleüldse läinud vale teed või Euroopa on läinud vale teed tähenduses, et kommunismi alt välja tulevad riigid, postsovjetlikud riigid, nende jaoks oleks olnud tarvis luua mitte praegu, aga 20 aastat tagasi midagi Marshalli fondi taolist. Meile oleks tulnud teha arvestatav süsteem meie majandused käima saada ja me ootame ikka tegelikku solidaarsust Euroopa Liidult. Kuidas te suhtute eurotsooniga liitumisse, kas sinna kiire pääsemine on Eesti jaoks oluline eesmärk praegu? Ma vastan isiklikult, mitte Libertas ega Libertas Eesti nimel. Minu arust eurot ei maksa lõpmatuseni fetišeerida. Ma saan nendest argumentidest aru, et see tõstaks põhimõtteliselt meie usaldusväärsust ja meie stabiilsuse reitingut ilmselt. Aga kui see tähendab seda, et Eesti rahvas aetakse vaestemajja, et haiglad enam ei funktsioneeri ja nad on meil praegu ikkagi võrdlemisi logisevad ja kui see tähendab, et meie üha kasvav pensionäride ja vanurite kontingent, kui nii öelda võib, peab puudust kannatama, kui me ei suuda oma eurotuhina tõttu finantseerida enam selliseid eluliselt ikkagi tarvilikke sektoreid, siis ma ütleksin, et jätame selle asja mõneks ajaks kõrvale. Pealegi ei ole minu arust alternatiivega arutatud. Ei ole arutatud seda, kas valuutakomitee idee meile jätkuvalt tegelikult kasu toota, ei ole inflatsiooni ohjeldanud. Mina olen alati kuulunud nende hulka, kes on vähemalt teoreetiliselt arvanud, et Eestil võiks olla päris sõltumatu keskpank ja et Eesti krooni tugevus oleneks sellest, kuidas meie temaga käitume, kas me ajame konservatiivset rahanduspoliitikat või mitte. Me võiksime ise kujundada ühe täiesti teistsuguse kontseptsiooni, aga seda ei ole arutatud, meil ei ole seda isegi arutamiseks pakutud.